Austatud kohtunikud, head külalised. Lühendatult on minu ettekande pealkiri kohtunike kompetentsimudelist. Olgu juba ette ära hoiatatud, seda veel ei ole. Aga ma püüan siis täna selgitada, miks oleks hea selline kompetentsimudel välja töötada, millist panust või millist tuge annaks meile nende teemade juures, mis täna käsitlemisel on. Ja, mis siis oleks, kui meil oleks selline tööriist, millega juhtida ootusi, karjääri, arengut, muutusi. Tähelepanelik kuulaja kindlasti märkas kõiki neid märksõnu juba täna öelduna, ka võib-olla omalt poolt siis täiendusena, et ootused on need, mis juhivad uusi kohtunikukandidaate meie juurde. Need ootused peavad olema selgelt kommunikeeritud, need ootused peavad olema selged selles osas, millist tööd, milliseid kompetentse tulevaselt kohtunikult oodatakse. Ehk siis, millised on need sammud, mille astudes või mida tuleks astuda, et saada heaks kohtunikuks. Kui me räägime tänapäevasest karjäärist, siis ei öelda veel, et täna on see nii, aga homme on see kindlasti niimoodi, et me räägime elukarjäärist ja töö on lihtsalt osa sellest üldisest elukarjäärist, pidevast arengust. Jõudsingi 3. märksõnani, see on areng, mis on ka täna väga palju kõlanud ja seda kõige paremas tähenduses, et ümberringi muutuvas maailmas kuidagi paigal olla ei saa ja personaliinimesena ometi ei tahaks seda üle ekspluateerida, seda sõna, aga ma mõtlen seda päris tõsiselt läbi elukarjääri sellist arenguvõimalust. Ja kui meie eludes nii suur osa on siis tööl või sellel töisel panusel, siis on iseenesest mõistetav, et ka sealt peab see arengu tugi olema. Muutuste osas kõike kokkuvõttes seda eelnevat kuulates ei ole vist praegu kahtlust, et oleme muutuste vähemalt alguses ja peame need sammud seadma. Ja minu arvates väga vajame midagi sellist, mis siis kõik need samad 4 märksõna kokku seoksid. Ja selleks võib-olla väikse sellise kõrvalpõikena või toena veel, enne kui pakun seda tööriista, räägiksin kohtunikust ja elukestvast õppest, mis on muidugi ka väga selline enda jaoks südamelähedane teema ja täna ka juba kõlanud. Ja selle slaidiga lihtsalt ma tahtsin teha viite tagasi aastasse 2010, kui auväärt kohtunik Rutt Teever oma ettekandes tõi välja ka sellised tsitaadid Euroopa kohtunike konsultatiivnõukogu arvamustest, mis siis veel kord rõhutavad seost pideva enesetäiendamisega, selle kaudu ka väärikuse hoidmisega ja ühtlasi siis õigus ja kohustus siis täiendada, et ma korraks selle veel soovisin alla joonida. Ja räägime siis samamoodi elukestvast õppeprotsessist, nii nagu see slaidi lõpus siis teise tsitaadi juures rõhutatud ka on. Nüüd selle kõrval ma julgeksin siis küsida, kas puuduv kompetents mitte ei ohusta seda sama sõltumatust, mida me tahame hoida nagu laias plaanis kohtusüsteemi märksõnana. Et mulle tundub, et me saaksime seda sama sõltumatust ka selle kompetentsi toetamisega kindlasti hoida, tugevama. Ja, aga mis siis meid edasi viiks? Kohtunikku otsides või inimest värvates, kaaslast, kolleegi otsides. Püramiidi tipus on see, mida me näeme, mida me oskame hinnata, võib-olla oskame ise hinnata, aga kindlasti oskavad teised hinnata. Ja need on siis oskused, teadmised, mis tõepoolest kuidagi väljenduvad. Nad on praktikas näha, nad on rakendatud ja tõenäoliselt sinna ongi meie see teravika suunatud, et seda me saame siis hinnata või need on need ootused kohtuniku töö osas. Sest see, mis on nüüd baasilt sealt altpoolt hakkab kerkima, on milliste eeldustega tulevad meie kohtunikukandidaadid. Iseküsimus on see, kuidas me saame teada, millised isiksuse omadused või eeldused konkreetsel kandidaadil on, kas sealt saab välja kasvada
väga hea kohtunik, see on omaette selline nii-öelda ooper, kuidas seda teada saada. Ja see keskmine kohanemise etapp on siis küsimus sellest, mida saab õpetada, millised eeldused on selleks vajalikud, millal tuleb õpetada ja kes seda peaks tegema. Ehk siis tegelikult jälle tagasi selle küsimuse juurde, kui palju peaks, milliste teadmistega, millisel tasemel peaksime kohtusüsteemi sisse võtma kandidaadi, et mis hetkel ta peaks olema nii-öelda valmis. Nii, ja selle pinnalt siis edasi minnes pakungi tööriistaks kompetentsimudelit, mida ei ole muidugi meie jalgratta leiutajad, seda kasutatakse suuremates asutustes, organisatsioonides ka Eestis juba mõnda aega ja veidi hiljem toon siis ka mõned näited. Üldiselt siis kompetentsidest rääkides räägime teadmistest, oskustest ja hoiakutest, mis peavad olema jälgitavad, mõõdetavad ja tagasi minnes siis selle pildi peale, mis just lahkus ekraani pealt, siis see kõige tippus, eks ole, et on ainult mingisugune 20-30% ütleme sellest inimese isikuse olemusest, mida me saame niimoodi jälgimisega kuidagi näppu peale panna. Nii, aga need peaksid olema siis need kompetentsid, millest me räägime. Nüüd seejuures jällegi ei ole vaja ajada liiga laiaks ja küsida, et milliseid kõiki kompetentse oleks vaja ka sellel kohtunikul, vaid selle mudeli mõte ja just nimelt mudeli mõte on see, et välja noppida need, mis kindlasti on vajalikud selleks, et olla edukas kohtunik. Et on kohtunik, natuke edukam kohtunik, aga vaat see kõige edukam kohtunik, et mis on see võti, mis teda nagu eristab sellisest tavapärasest. Seda otsitakse selles mudelis. Selles mudelis esitatakse kompetentsid tegevusnäitajatega ja samal põhjusel, et on vaja sealt püramiidi tipust siis näha seda käitumuslikku tegevust. Ja seda siis mudelina on see edukas kohtunik. Ja seda siis kõik eesmärgiga, et tõepoolest oleks võimalik iseendal ennast hinnata, aga oleks siis ka süsteemi sees võimalik seda tagasisidestamist ja arengut toetada. Nõnda siis, et kokkuvõttes võiks öelda, et kompetentsimudeli eesmärgiks on seega aidata saada edukaks kohtunikuks ja realiseerida oma potentsiaal. Esimesel slaidil, kus oli 4 mummukest, eks ole, see karjääri punkti juurde võib siin kohal tagasi viia, ma ikkagi jooniks veel kord alla, et küsimus ei ole otsida kedagi, kes vajab väga abi, vaid küsimus on ka, kuidas me saaksime kõiki väärikaid kohtunikke arendada nii, nagu see tänapäevases personalijuhtimises käib läbi kogu karjääri, et oleks võimalik potentsiaali avada. Ja siin ei ole väga keeruline teha sellist linki märksõnaga paindlikkus, eks ole, et see arengutee ei pea olema kuskilt ühesuunaline, et ta on piisavalt paindlik, et see potentsiaal välja tuua ja hoida huvi. Ja kinnituseks veel, et tegemist ei ole lihtsalt ametijuhendiga, mida keegi teeb ja ei ole ka tegemist sellise tavalise loendiga. Et seal on kindlasti vaja tuua siis need konkreetsed tegevuslikud näitajad. Ja kui niimoodi edasi minna, siis võiks välja näha suures pildis selline mudel. Ütlen kohe juurde, et tegemist ei ole mingisuguse ammendava karjäärimudeliga praegu kohtusüsteemis. See on lihtsalt visioon, et siin teie silme ette sellist natuke elavamat pilti tuua. Minu mõte on see, et kohtute väärtused, mis meil ju tänapäeval või täna on ju sõnastatud ja väärivad aeg-ajalt küll ülekäimist, siis nende osas ei ole vaja meil sellist erilist mudelit hakata kuskilt enam arendama. See puudutab meid kõiki, puudutab nii kohtunikke, aga ka muud personali. Ja meeldetuletuseks siis asjatundlikkus, usaldusväärsus ja sõltumatus on meil juba sellistena kirjas. Teisisõnu, ma arvan, et need on baasväärtused, mille olemasolu üle me ei hakka enam diskuteerima või kuidagi sõnastama. Nad on paigas, meil võib-olla tuleb nad korraks siis nii-öelda lauale võtta ja natukene tolmu pühkida. Et need jäävad alla pidama. Aga edasi, kui ma tahaksin natuke kaitsta seda kohtujuristi ametit ja seda võimalikku arenguteed kohtunikuks, mis loomulikult ei välista, et kohtusüsteemi tulevad kõrvalt ametitesse, ei ole praegu see küsimus lihtsalt, siis visualiseerisin selliselt. Kohtujurist peaks samamoodi teadma, milliseid kompetentse temalt oodatakse
kas ta on sinna jõudnud ja veel enam, ta peaks nägema sihti silmes, millised on need kohtuniku kompetentsid, sellesama mudeli abil siis, kuhu ta peaks oma suuna võtma, milliseid samme veel tegema, et seda lisa siis saada. Ja edasi, et markeerida lihtsalt juhtimiskompetentsid, võib-olla siis esimeesteks, osakonnajuhatajateks ja nii edasi, või teisalt mingisugune iseloomuomadus, mis toetab siis meeskondlikku või kollegiaalset õigusemõistmist ja ringkonnakohtuniku poole siis seada oma suunad. Igal juhul ma arvan, et kompetentsimudel võiks olla selline silmes siis selline siht või tugi, siis kuhu tagasi tulla ja nii-öelda tšekkida, kus ma siis parasjagu võiksin olla ja milliseid karjääriteid organisatsioon ise pakub. Ühe näite siia vahele, meil oli kohtunike koolitusnõukogu liikmetega, kohtueksami komisjon, esimehed. Meil oli üks seminar, kus me kuulasime tippjuhtide kompetentsimudeli näidet ja võtsin julguse siit parafraseerida ühte tippjuhtide kompetentsimudeli sellist kompetentsi. Ma loen need teised ette, siis räägime sellest konkreetsest näitest. Tippjuht peab olema innovatsioonivedaja, tulevikukujundaja, väärtuse looja, tööõnnehoidja, tulemuste saavutaja ja enesearendaja. Ja seda viimast siis, tahtsin teile näitena tuua, on sisustatud sellise sõnastusega. Enesearendaja mõistab oma rolli õiguse mõistjana, selle ma siis asendasin, arendab ennast pidevalt potentsiaali maksimaalseks rakendamiseks. Ma usun, et olete nõus, et selline võiks ka kohtuniku mudel olla. Ja nüüd, et korraks markeerida ka see, et kui meil on kompetentsid kirjeldatud, siis me saaksime nagu nüüd kas kelguga liikuda või mingisugusel skaalal siis ka sellist tagasisidet või hinnangut anda, kas siis ise või teised. Ja siin on rohelisega välja toodud siis mõjus kohtunik. Tema peaks siis mõistma oma vastutust õiguse mõistjana, seab endale kõrged arengueesmärgid, tegeleb süsteemselt enesearenguga, on seesmiselt terviklik, tagasisidele avatud ja suure töövõimega. Väga palju tahta, aga ideaalina mulle tundub, et päris hästi. Siis on ilmselt tahareades nähtamatud 3 kollast punkti, see on vahepealsed sellised skaalad, et võib-olla kuskilt mingis elemendis on seda potentsiaali veel rakendamata. Ja lõpuks siis selline saab hakkama, aga võiks mõelda, mida paremini teha, on siis mõjutu kohtunik, kui see kombinatsioon muidugi on selline, ei teadvusta oma vastutuse ulatust õiguse mõistjana, seab turvalised arengueesmärgid ehk põhimõtteliselt jääb mugavustsooni, eks ole, ei pühendu enesearengule, on seesmiselt rabe, raskustes enesejuhtimisega. Küllalt sellised reljeefses sõnastuses, aga sellise näitena ma arvan, et sobib ka kohtunike jaoks. Kuidas siis edasi? Põhimõtteliselt võiks selle mudeli kokkupanekul töörühm baseeruda kohtunikueksami komisjoni liikmetel, koolitusnõukogu, esimehed, kohtunike ühingu esindaja. Minu siiras soov on, et seal oleks noori, vanu, erinevast valdkonnast, erinevatest kohtuastmetest. Sest mõte on see, et alustatakse kõigepealt ametikoha analüüsiga, tõepoolest, mida kohtunik teeb, aga seda siis sellises strateegilises vaates, sest me täna räägime ju tegelikult selle kohtusüsteemi kujundamist, mida me tahame näha 2030, 35 ja edasi, ehk siis strateegiline vaade, et me ei vaata nagu tänast kohtunikku, vaid otsime ka seda uut mudelit, see sama, mis me siis siin Kooms praegu ka teeme. Aga et seda vaatet oleks võimalikult laiapõhiselt. Siis nende samade töötegevuste pinnalt otsitakse välja, mis on see võti, siis, mis lubab seda tööd hästi teha. Kogutakse kokku klastritesse, omakorda otsitakse nende hulgast välja siis võtmekompetentsid. Sellise mõjusa sõnastusega võiks need olla üheselt arusaadavad. Ja edasi juba juurde siis see käitumuslik kirjeldus, see, mis oli eelmisel slaidil, eks ole, et teeb seda, mõistab seda, see on ka tegevuslikult niimoodi, et saab panna nii-öelda linnukese juurde, et on näha, et ta tõesti teeb seda. Korraks kommenteerin, et see tegevuspõhised juhised, kes on siin tegelenud õppetööga, siis see on tegelikult sama protsess, mis me tegime
10-15 aastat tagasi õppekavadega, et mitte see, et õppejõud tahab seda õpetada, eks ole, vaid kirjutasime ümber õpiväljunditeks, sest just need aitavad siis lõpuks hinnata seda tulemust, eks ole. Et see on sama põhimõttega siis ka käitumuslik kirjeldus võtmekompetentside puhul. Ja ilma rakendusplaanita selleta, kui me seda käiku ei lase või tõesti temast abi ei saa, ei ole asja iseenesest mõtet teha, et sellist plaani meil ka muidugi ei olnud. Jah, aeg hakkab küll otsa saama, ma korraks viitan siiski, mis meil on tehtud, sest ei ole tegemist mingi tühja koha pealt mõeldud tegevusega. Ma lasen siia järjest, 2010 oli suur töö, tegi ka täiskogu, eks ole, tagasiside metoodika kriteeriumite dokumendi koostamiseks, mis kahjuks minule teadaolevalt ei rakendunud selliselt, nagu oodati. 2014 on tööd tehtud samas suunas, 2016 ja 2023. Esiteks alustasime, 2023 on ka uus juhendaja või mentori koostöö kokkuvõtte dokument olemas, aga sisuliselt kompetentsimudeli koostamisel kõigepealt alustasime põhimõtteliselt rahvusvahelise praktika koondamisega, erinevates formaatides seminaridega, aruteludega. Ja olen seda sama teemat siis tutvustanud ka auväärt organite ees, see on nimetatud. Ja oleme mõelnud ka tehnilise lahenduse peale. Nüüd ainult korraks tagasi 2010. aastasse, mis mulle tundub päris hea dokument tegelikult. Ja siit nüüd paremal üleval näete kohtumenetluse korraldamine. Ja põhimõtteliselt siis näeks välja niimoodi, et sellest samast kuubikust siis zoomiks sisse ja seal on siis konkreetsed tegevused, mis on siis täpselt see, mida edukas kohtunik peaks tegema. Ja põhimõtteliselt peaks saama siis linnukese teha sinna taha, jah, see on hästi või see veel ei ole. Et ma jätan need detailid praegu kõrvale, aga konkreetselt see kohtumenetluse korraldamine näiteks viitab siin ka eetikakoodeksile, mis samuti on tõenäoliselt üheks töövahendiks siis selle mudeli koostamisel. Aga ma siiski vahele ütleks, et ma kutsuks üles töörühma ja hiljem ka siis laiendatud sellist arutelu tegelikult disain mõtlema. Milline on kohtuniku töö 2030, 35 ja edasi ja sealt kaudu siis milline võiks ka siis kohtuniku kompetentsid olla. Nõnda, et pakun positiivse programmi, jah, kompetentsimudel võiks olla see, mis teadvustab siis oodatud hoiakud, käitumisviisid tulevastele kohtunikukandidaatidele või nendele, kes täna mõtlevad juba koolis, ülikoolis, on aluseks läbipaistvale värbamisele, jah, toetab isiklikku professionaalset arengut läbi karjääri, nii nagu kõikidel teistel inimestel heades asutustes, kus hoolitsetakse nende eest, aitab planeerida arendustegevusi, sealhulgas koolitusi, toetab kokkuvõttes siis soovitud muutusi, kasvatades kohtusüsteemi kui terviku edukust, sidusust ja minu arvates ka sõltumatust. Ja lõpuks luban endale sellise lause, ma olen ju täiesti terve ja tahan seda kõike saada. Et ma ei näe põhjust, miks ei võiks kohtunikkond saada samasuguse hoolitsuse osaliseks nagu personal teistes heades kätes. Aitäh!